Tervist, sõbrad, mina olen Taifun. Sõbrad, soovin teile kõigile uuest päevast südamlikku tervitused, lugupidamine ja armastus. Sõbrad, ma olen gripi saanud. Võtan vastu head paranemist. Kökan levitas jälle oma viirust mulle. Nagu koerad levitavad üksteisele viirust. Kökanit sain ka viiruse. Kahjuks jäin haigeks, sõbrad. Jumalale tänu, võtan ravimeid ja liike. Energiat on ikka veel, aga mu kurk valutab väga hullult. Täna pesin jälle puurid ära. Vaatasime rapsukesed üle. Aias on meil suur probleem. Carlos, kas sa tuled korraks, poeg? Carlos, kas sa tuled korraks, poeg? Carlos, tule! Carlos, tule! Tule siia, las ma kallistan sind. Oota. Kas teeme Carlosest maadlusvideo, Kökan? Mis arvad? Maaduses, kas Carlos võidab või Kökan? Ootan teie kommentaare, sõbrad. Kökan, tule, ma filmin sind. Tule, mine. Mine Carlose kõrvale nüüd. Mis te arvate, kas Carlos võidab või Kökan, sõbrad? Kökan, mine nüüd sisse ja maadle natuke. Mine. Kuule, mine nüüd sisse. Poiss, väljas maadlemisest ei piisa. Tule nüüd sisse ka. Oi. Zeina on ikka nii kade. Zeina, rahune maha, Zeina! Olgu, Kökan, ära mine vahele, muidu ajata minema, oota! Aga mis siis, kui ta põgeneb? Kui ta põgeneb, teeb meie lõvipoeg palju haiget, mašallah! Mine välja! Ole ettevaatlik! Aman! Need ei ole koerad, need on nagu koletised, mašallah! Jah, Carlos ja Kökan, ainult et Carlos ajab teisi asju, Kökan. Meile tulevad uued kutsikad, palju õnne! Kökani tehtud kvaliteetne töö! Lukk ei läinud paika! Tule! Jah, maadlege nüüd! Oh, poiss, vaata, Kökan, ma küsin midagi, Kökan. Kas sinu hüüdnimool Aibu on? Aibu on nii, Kökan? Ja muidugi löön su pikali vennas. Mis? Ma toon selle. See tähendab, et kui ta ütleb, ma toon selle, siis nüüd ma telgin seda türgi keelest, ta tahab öelda, et ta hävitab ka sind. Vaata, mašallah, vaata abu, kas sa need gücenet? Mašallah, Aibu on gücen. Muidugi Carlos ei teinud temast välja, kui ta oleks teinud, küll siis oleks näinud. Essu! Sa said jätseks, urisesid kogu aeg, Kökan. Kuidas ta kardab? Kökan urises, Kökan! Ära sina jälle liiga palju pinguta. Assini üks. Marla. Zeina, ära kisu Marlad, ole tartu tüdruk. Ära piiksugi. Kökan, ma küsin midagi. Kuidas sa nii ära ematasid? Kökan. Kökan, nüüd! Mis see Carlos just ütles, poeg? Ei! Mida see Carlos ütleb, poeg? Ei, mees! Mida see Carlos ütleb, poeg? Oota nüüd! Mida see Carlos ütleb, poeg? Ei, mees! Kökan sureb hirmus, sõrad. Kökan, sul on püksi järel midagi määrdunud. Kas sa sittusid püksi või mis sa tegid? Band? Ainult mina nägin siin, et Kökan kartis. Tal läks korraks mõistus ära. Ta üritas kontrollimatult mu kätt haarata. Ühel hetkel kaotasid mõistuse. Ma räägin, tule siia. Kuule sõber. Mis sa teed, kuule? Sinuga me enam mänge ei mängi. Carlos, järgmine kord maadleme väljas. Tule nüüd sealt välja. Tule välja. Kurat, head aega, mul lõug juba valutab. Võta kaamera, Kökan. Kökani professionaalne töö siin see on. Mis see on, kurat? Oi, tule poiss, hoia eemale. Ära ole rannetu, mine. Vend, see on sinu laps. Mis sa räägid, poiss? Kas sellepärast, et ta on su laps, peame kõik ära kannatama? Mis juttu sa ajad? Mine edasi. Kas sa näed, kui palju inasid on suust tuleb? Mooret. Ma ootan vekta, aga see ei lähe üle. Ei tule vä? Issand jumal, mul hakkas süda pahaks. Mis sülg neil küll on, sõbrad? Ei lähe üle, ikka veel ei lähe üle. Seekord jäi see teise kätte. Ainult Kökan kaotas pea, sõbrad, ma nägin seda. Hirmust, no. Ta kaotas pea. Ma vaatasin, asi muutus tõsiseks. Võtsin, loodan, et kõik on kollas, vend. Kuule, Carlos, võta see kaamera nüüd. Vaatasin, ta uriseb, vend. Võtsin, et äärda sööb meid kohe ära toored. Täna saan ma Carlosele toiduks. Kuule, kas te tahate, et ma teeksin Carlosele spetsiaalse maadlusvideo? Ütelge, ma teen ära. Täna, vend, mis on meie teema? Vabandust, mida ma just rääkisin? Õues toimub midagi. Varsti lasen ma Tede kastreerida. Selle Tede.
me teeme ümberlõikuse. me teeme ümberlõikuse, kastreerime, Teede on mulle nuhtluseks saanud. Kuule, see mees on ikka tõeline sõber, nüüd siis. Need teised koerad, üks hetk, te teate, et need segaverelised koerad olid külalised, me saatsime nad ära, nende külaskäik sai läbi, sõbrad. Ja siis Dede voos nendega. Eelmises küsimuses ma küsisin teilt, kellega ta paaritus karamelliga, ta paaritus sütlatšiga. Ta paaritus striga. Ikka jegiga. Ta käib jegikannul, täielik kiimakotna. Rokil on külmaine, et ta on pervert, ausalt ütlen. Kus see Dede on? Jälle jegikannul, meid ta ei näe. Muidu kui video algaks, lendaks ta kohe kohale. Mis on meie tänane teema? Nüüd, sõbrad, Aleksil algas jooksuaeg. Te teate, ma võtsin Odini, et oleks Aleksile paariliseks. Täna proovin, kui kõik hästi läheb, Odinit ja Aleksit paaritada. Muidugi ootab meid nüüd väga riskantne video, mida iganes soovite. Vennas, see on hullumeelne. Tal on peasas siis, hull. Rikkis, mure. Nagu mina, olgu, mina olen ka selline, õige. Vaata, võta sealt üles, seal on üks mees. Kas sa näed Faisalit? Näe, Faisal on ka sinu moodi, saad aru? Odinil on ka natuke segane pea. Me proovime neid kaarte omavahel tutvustada. No mees ongi praegu seal. Kas see pole see mees? Aga ma ei nimeta peast segaseid inimesi meesteks. Kõhkan, ma teen sinust kirsipuust piitsa ja annan sulle selga. Ole mõistlik. Oota korraks, mida ma rääkisin? Võta Teede kiiresti üles, võta pervert üles, perverti. Kuule Teede, kas sul pole häbi jegi järel ringi käia? Naiste mees. Ärge raske seda Tedet oma majja. Kus iganes te seda Tedet näete, ajage ta minema. Oota, läheme tema juurde. Jegi, tule. Jegi, tule, jegi. Kuule tüdruk, mida sa selle Tede pärast küll kannatad? Tede, tule siia. Tede, tule siia, Tede. Sa ei häbene üldse, eks? Sa ei häbene üldse, eks? Ausalt, ma lasen su kastreerida, vaata. Ausalt, sa oled mulle nuhtluseks saanud. Vaata, sa oled mulle nuhtluseks saanud. Oota, las ma panen selle kinni, vaatame. Mitu sekundit ta sinu arvates puuris vastu peab? 9, 10. Kas ta peab 10 sekundit vastu? Oota, proovime järele. Paneme Tede puuri sisse. Nii Tede kui ka jegi. Ka jegi, eks. Ma ütlen teile, kus iganes te Tedet näete, ajage ta minema. Tede, astu edasi. Tede on lurjus. Vaatame, mitu sekundit ta puuris vastu peab. Jah, jälgime Tedet. Hakka peale, Tede. Vaatame siis oskusi. Selle puuri parandasime ka ära. Ainult luku jaoks teeme veel rõnga. See on meil jäänud, sõbrad. Siin saime ka täna valmis. Tänu Jumalale. Ainult üks puur on veel jäänud. Nüüd vaata, kõigepealt võtame Aleksi välja. Teie ka samal ajal. Ärge tehke mulle liiga. Palun. Oleksin väga tänulik, kui toetuseks sellele videole meeldimise paned, kanalile tellid ja kommentaari jätad. Teie meeldimised ja kommentaarid on minu jaoks väga väärtuslikud. Ärge tehke mulle liiga. Vaata, kui keegi teine haige oleks, siis ta puhkaks ja lamaks, ausõna. Ütlesin Köökanile, et tõuse üles, inimesed tahavad videot näha. Nad kirjutavad kogu aeg. Ütlesin, tõuse, teeme ühe video. Ma pean kuulama. Ma ütlesin seda. Ma ütlesin sulle. Kuule, ära valeta. Kui sinust sõltuks, istuksid sa õhtuni. Aga Ma ei ütle, teeme kõigepealt esimese asja ära, Kökan. Nüüd on Aisa ja Escobar siin, eks? Võtame need siit ära, eks? Seina, sina ka tütreki oled kõigile kallale minema hakanud. Vaata ainult seinat. Tule siia, Seina. Tule, Seina. Kullakas, Seina. Aga me panime ju Tede sinna. Oota, las ma vaatan. Paneme seina kinni. Escobar ja Asja paneme puuri, sõbrad. Ja siis vaata nüüd Aleksi peale. Loodetavasti nad ei pane Odinit ka kinni. Ma kardan selle pärast. Valaisa, ma tahan seina su juurde, Valaisa. Või laseme Tede lahti. Tede jätkab jälle oma nilbusi, aga Tede püstitas rekordi. Jälle jäi ta puuri seisma, mašallah. Seina, tule siia, tüdruk. vend ta püstitas ka pervertsuses rekordi. Tede, ta püstitab kõigi asjade rekordid. Aeg käis kõigist läbi, kõik. Tõesti, jah. Õnneks panime Marla kinni. Ja ta üritas ka Marlaga paarituda, hull. Hektor, kus mul huvi on? Võtame nüüd Asja ja Escobari, sõbrad. Gökar on siia jälle meremehe sõlme teinud. Teeme selle lahti. Oota korras, kuidas ma need kätte saan? Oota, ükshaaval. Vaata sealt, vend, oota. Asja, kas ma võin siin korraks kinni hoida, tütreke? Kas sobib? Oota, Asja. Eile ei saanud ma ka nii teha. Vaata seda asjad. Iga kord, kui ma seda tüdrukut nii lähedalt näen, olen vaimustuses. Eks ole, Gökan? Mašallah, meie tüdrukule. Tüdreke, me paneme su puuri.
tule siia asja. Seisa siin natuke tütreke, meil on veidi tegemist, eks ole, kaunitar? Kui me viime Aleksi ja Odiini välja, kui sina oled väljas, siis annan teile koljalikult vitsa. Nüüd on sinu kord. Huljesko parle. Esko! Amandur, Esko dur. Kui Esko kohe põgeneb. Hei, peatu eesli vaenlane, tule siia. Esko trii ka sinna, aga loodetavasti ta ei ütle Hektorile midagi. Laseme nüüd asja koos Eskoga sinna jääda, sõbrad. Tõstame kõigepealt Aleksi välja, sõber. Aleks, kus mu hull tütar on? Aleksi, peale kardab koer Asije. Asije, ära tule. Asije, ära tule, mu laps. Üks hetk, Aleks. Peatu, ole rahulik. Ole rahulik, olgu, hei, ärge minge liiga lähedale. Üks hetk, hei. Peatu, Asije, hei. Mine, mu tütar. Ütlesin, ei, dede, ei. Mis toimub? Ei, ooda. Oodake nüüd, oodake. Ohoh. Issand. Võtsime endale hullumeelse kaela. Palju on me siis? See jääb väga hullult kinni. Oota. Ole täulik. Jürgen, jalutama Aleksit natuke. Sina jätka tagurpidi liikumist. Kas sa saad hakkama? Oota, jätka siia. Ei. Asi see. Aleksi naljad ei ole naljaasi, vaata kallis. Peatu. Oota. Ma juba hingeldan. Ma lähen parem siit kaudu. Oota, Aleks, tule. Aleks, tule siia, tüdruk. Oodake nüüd, oota. Rootsi. Oota, Asije, ära mine liiga lähedale, lapsuke. Asije vihkab Aleksit, sõbrad. Oota, tegelikult oleks pidanud Asije kinni panema. Oota. Nüüd ma võtan Aleksi teile kokku. Aleks on väga kvaliteetne esmaklassiline Rottweiler, aga tema iseloom on natuke probleemne. Hei, ta oli peaaegu rokid hammustamas, oota. Üks hetk. Nagu ma ei julgeks Asije pärast edasi minna, eks. Oota, Asije! Lihtsalt natuke isepäine, sõbrad. Kas kõik Rottweilerid on sellised? Ei ole. Meie Marla näiteks on väga leebe. Aga Aleks on natuke isepäine. Peatu, kaplan, ära mine lähedale. Kaplan, ära mine! Nüüd koerad lähevad tema juurde, et temaga tutvuda, aga nende nii lähedale minek on ka veidi riskantne. Aleksi seisukohalt. Kas sina panid rustiki sinna või? Kuule. Peatu, Asije, peatu! Kas see pole Toni? Tato, Asije, ära mine sisse, mu laps. Hei! Mis toimub, Oota! Poiss, mis jama see küll on? Mis töö see küll on? Tegelikult pidime need konteineri juurde viima. Keda? Neid! Nad viskavad need ära. Poeg, me seisame ju selle eest. Oota korraks. Jälle hüppas peale. Ei hüppa ju. Oota, vaatame. Ausalt, Natasha võib Faisali üle värvida. Oota. See ongi parim koht, sõbrad. Seal on ta täiesti tasane maa. Seal oleme ettevaatikumad, kui me alguses lahku ei lähe. Midagi ei juhtu. Vend Aleks on väga kena, aga samas ka keeruline. Ta on keeruline, sest ta võib olla tõesti vastik. Ei. Oodake, noored. Vaatame ka, kas ta põgeneb sealt. Jälgime teda natuke. Oota, tütar. Nüüd laseme Aleksi lahti, sõbrad. Aleks! Tule siia, kaunitar. Olgu, las ta nuusutab kõigepealt seda kohta. Vaata siia, vend. Ta tõstab isegi jala ja pissib. Nüüd tõstab ta niimoodi jala ülesse. Ma nimetan emaseid koeri, kes niimoodi pissivad. Isaseid rikkujateks. Nad käituvad täpselt nagu isased. Kui mõni emane koer niimoodi jalga tõstes pissib, siis on ta väga karm koer. Mina olen kogu aeg nii näinud. Vaata, meie Marla on samasugune. See on samasugune. Selles osas on nende iseloom alati karm. Vaata ise. Ta ei saa aru, et on emane. Aleks! Tule tüdruk, las ma silitan sind. Mashallah, minu targa tüdruku kohta. See on Anatoolia lõvi. See Anatoolia.
Alex on tegelikult väga hinnaline ja armas laps, aga Alex ei sobi sõprade seas karja hulka. Ma mõtlen karja all seda, et seal on suur koerte kari, neid on palju, ta ei sobi nende hulka, aga pane ta oma aeda. Olgu ta üksi ja kui sul on mõni isane koer, kellega ta läbi saab, siis olgu see ka temaga koos. Vaata, pärast seda on ta legendaarne lemmik. Ta lihtsalt ei saa siin meie karjaga läbi, sellepärast tal ongi raskusi. Muidu on ta tõesti rada ilus. Oota, kas ma peaksin nüüd korraks välja minema? Oota, vaatame, mida ta teeb, kui koerad lähemale tulevad. Asi, ära pista oma pead sisse. Ei, Assise! Kohe läheb kallale, kas näed? Laulakarn tüdruk, ausõna, mashallah. Aga füüsis, kolju, anatoomia, kõik on suurepärane. Jumal hoidku teda kurja silma eest. Oota, tüdruk! Ma näen nüüd välja. Ei! Peataks korraks, noored. Kerkan, sina peatu seal, peata. Oota korraks, sina peatu, sina ära tule. Sina ära tule. Nüüd, kui ma eemaldun, tahan näha, mida ta teeb. Olen uudishimulik. Alex, tule siia. Alex, tule siia. Tule siia, kauritar. Mashallah. Kohe jäi januseks, raisk. Oota, tüdruk, varsti saad oma vett juua. Kas ta hüppab siit alla? Võib hüpata? See on riskantne. Me seisame kõrval, me täieliku tähelepanuga. Seda riski me võtta ei saa. Kui ta siit hüppab, läheb siin suureks jamaks. Siis ma ländun Odiniga kall. Sina tõmbad mind siit üles. Mida me teeme? Ära siit lahku. Kui sa siit lahkud, on probleem. Ma ei saa praegu Alexit usaldada. Ma valmistan kohe Odini ette, sõbrad. See on praegu väga riskantne video, ausalt öeldes. See hull sukeldub Escobari juurde. Odin on ka väga karm. Odin läheb emase juurde. Loodame, et nad saavad läbi. Me peame proovima, sest peame nad paaritama. Mida me nüüd teeme? Odin, tule. Kuule, Odiniga kogunesid kohe kõik koerad tema ümber. Tule siia mu lõvi, vaatame. Me toome Odini rahulikult, ilma teda segadusse ajamata. Sest ta ei tohi millegi peale harjutada ega pingesse minna. Sest ta ei tee vahet emasel ega isasel. See poiss on natuke psühhopaat, tead küll. Oodake, noored. Kuidas Alex vaatab Odini poole, Kõkhan jäi täiesti tummaks. Oda, las ma oodan. Kuule, nad saavad kohe tülli. Olgu, jõudu tööle. Oota, Assise, ära mine sisse. Kuule, kuidas me täna harjutame? Üks hetk, mu tütad. Kas me saame hakkama? Vend, kas nad ei saa aru, et nad on emased ja isased? Vaata, Alexi, ta üritab kohe jalga kinni püüda. Nad on hulluks läinud, raisk. Abi, see tundub ikka väga raske. Alla, oota, võtame selle ära. Üks hetk, poiss, aitab. Sõbrad, praegu on neid tõesti väga raske omavahel klappima saada. See pole üldse lihtne. Unusta paaritumine. Neid on raske omavahel klappima saada. Assije, jooksi sealt minema. Assije, jookse! Peatu, las keegi tuleks meile järele. Nüüd saame me küll palju pahandust. Kõkal, mis sa arvad? Mitu protsenti sa nende klappimisel annad? 0 või? Ootan ka teie arvamusi kommentaaridesse. Mis te arvate? Mitu protsenti? Kirjutage kommentaaridesse mitu protsenti. Kas nad saavad omavahel läbi või mitte? Vaatame, kes õigesti ära arvab. Kas me saame sellega hakkama? Raske. Kas pole raske? Alex jäi täitsa kinni. Kuule, mõlemad on ju hullud. Assise on ka, ikka üks paras väike negerane. Mine nüüd sealt minema. Oota, Assise, lase läbi. Assise, mine sealt ära, mu tütar. Lähme. Hei, Alex. Nüüd teeme nii, sõbrad. Siin ma katkestan video. Paneme Alexi kohe 30 sekundi pikkusesse konteinerisse. Samal ajal lasen Odini siia. Pärast seda laseme Alexi lahti, eks? Jagame video ära, panen kohe Alexi koju, lõpeta. Nüüd panime Alexi kinni, vend.
kas on korras? Nüüd laseme Odini lahti. Lase Odin harjub siin natuke. Teeme selle koha ka kindlaks praegu, teeme väga riskantset asja, aga meil pole muud võimalust neid paaritada. Oleks meil vaid veel üks võimalus. Ma arvan, et nende vahel võib tekkida väike tüli. Pärast tüli ka. Odin surub Aleksi alla. Ei ole ka kindel, kas surub Odin või Aleks. Meie Aleks pole ka halb. Kui Odin suudab Aleksile autoriteeti peale suruda, siis Aleks lubab tal seda teha. Kus nad on? Kui ma suudan nad ära repitada, siis luban, et viin Odini ja Aleksi turule. Kas oled nõus, Gökhan? Kuidas sa ei ole nõus, mees? Ma ütlen, et kui me suudame nad ära lepitada. Kui see video saab 10 000 meeldimist, luban, kas läheme turule või metsa, selle otsustate teie. Parem ikka meeldimisi, vennad. Kas ma Gökhan, lähti? Kas olete valmis? Kuule, ma natuke kardan ka. Pähkel on jälle tulnud ja ära jookstud. Ulla fõstlõg! Miks sa pleeku panid, Pähkel? Ulla kas Pähkel? Pähkel on minust armunud, ausalt, kas pole nii? Pähkel on minust täiesti sillas. Pähkel! Sõbrad, ma lasen ta lahti. Kuulge, poisid, olge korralikud, käituge korralikult, ärge tehke mulle haiget. Kui me koeri kinni hoiame, lähevad nad paratamatult närvi. Seetõttu on turvalisem nad rahule jätta. Nagu ma ütlesin, võid tekkida väike segadus. Siis tuleb see pealetung. Ma arvan, et nad käituvad korralikult. Kas oleme valmis? 1, 2, 3. Karbi avamine toimub. Kus see on, Aleksei, tule siia. Alekseile meeldis ka maja, ta ei taha välja tulla. Aleksei tuli nüüd oma kohale. Miks Aleks välja ei tulnud, poiss? Ta ütles, et siin on mugav, ära muretse. Aleksei, tule siia. Üks hetk. Oh, ei. Gökhan, ära tee häält. Vaatame vaikselt. Lihtsalt jälgime, lihtsalt. Praegu ma ei karju, et mind ei vallandataks. Said aru? Mitte, mingil juhul. Mašallah, 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 mašallah. Mašallah, mašallah. Tead, ma ei taha praegu halba ennustada. Ma ei taha halba ennustada. Mašallah. Kui ma nüüd midagi ütlen, siis vaata, mis pärast filmi juhtub. Aga ma ei taha üldse riski võtta. Kas sa üllatusid? Mina üllatusin. Ütle valjult, valjult. Mina üllatusin, sa ikka üllatunud, eks? Sa olid üllatunud, eks? Sa ütlesid, et tõenäosus on 0%. Kuule, mina olen see mees. Ma ütlesin 0%, et aru ei saaks. Minu hüüdnimi on koerte sosistaja, eks? Taifun Demirci. Ole kursis. Oota, ärme veel ära sõnu. Ma natuke kiidan ennast. Las aeg läheb edasi. Ärme kiirust ooda. Varsti tuleb väike hoog peale. Mulle tundub, et Aleks sammustab ja Odin paneb pikali. Aga ära tule minu juurde peitu. Ta tuleb minu juurde peitu, siis paneb mind hammustama ja pärast seda. Ja nende hammustus on ka väga tugev. Neil on väga tugevad lõuad. Hästi, laule neile üks pikk laul, et loomad saaksid oma stressi maandada, Gökhan. Laule neile üks pikk rahvalaul, üks hea Türgi laul. Las nad lõõnastuvad. Ma olen haige, vend, mu hääl. No näiteks mu kurk alles hakkas taastuma. Ära lase mul karjuda, vend. Olgu, kui see video saab 10 000 meeldimist, siis järgmises videos laulan Türgi rahvalaulu. Kõik sõltub meeldimistest. Sõbrad, nüüd pöördun tagasi iseenda juurde. Tänu Jumalale, nende kahe läbisaamine on suurepärane. Kas märkate, kui suur vahe on praeguse reaktsiooni ja eelneva vahel? Just see ongi kogu selle asja saladus. Näed sa vahet?
koerad, kes hetk tagasi oleksid teineteist tükkideks rebinud, käituvad nüüd, nagu oleksid nad 40 aastat üksteist tundnud. Mashallah. Mõlemad sobivad nüüd omavahel väga hästi. Ja Aleksei, vaata, Gökhan ei armastanud Escobari. Nad tulid Escobariga samas autos. Ühel päeval kirjutagu need, kes seda videot vaatavad, kommentaaridesse. Ma viisin nad maduhoonesse. Escobar ja Alex läksid seal ostamisi. Kas sa tead, miks? See läheb täpselt nii, nagu ma ütlesin. Oota! Ära üldse nerveeri. Alex, pabalama Alex, nüüd ajasid sa mu vihaseks. Ära tule mulle järele. Ära tule mulle järele. Sa avasid oma kurja suu ja lähed, nüüd juhtuski. Tead, mis vahe on tal ja Escobarin siin? Kuule, ma räägin sulle ka sellest. Odin on väga domineeriv tegelane. Escobar tema tõrval. Tüdruku nime unustasin, kurat sõber. Alexi kõrval jääb ta veidi passiivsemaks. Odin on autoritaarsem, domineerivam koer ja kui te märkate, siis Alex kartis Odinit, sõbrad. Esimest korda nägime, et Alex kartis ja hoidus mõnest koerast ja see oli Odin. Siin saate aru, kui domineeriv, kui juhtiv ja kui liidri hingega koer Odin tegelikult on. Mashallah meie lapsele. Ja seetõttu, et Alex tõmbus tagasi, nii et saadi omavahel klappima. Nagu ma ütlesin, selles asjas on väikseid hammustamisi, allasurumisi, domineerimisi. Pärast seda on need 20-10 nagu pommid. Loodetavasti, kui kõik hästi läheb, peavad nad muidugi koos olema. Me teeme nende paaritamise ära. Kui jumal annab Gökhan, me saame neist ühe poja. Usu mind, vend, see saab olema maailmas ainulaadne. See on tõutunnistusega, see ka tõutunnistusega. Üks neist on ju Diablo lapselaps. Üks on ka A-tõutunnistusega Odin. Kuule poiss, need siin, need on tõesti, mashallah, legendaarsed järglased. Kuule, peaasi, et sul endal hästi läheb. Jumal andku sulle ka üks, kes ei anna, on tõeline argpüksvend. Peaasi, et sa ise hästi hoolitsed. Meie peame oma sõna, saad aru. Kui Jumal annab, inshallah. Las ma vaatan neid, poiss. Mashallah, nad on nagu relvad. Mõlemad on väga ilusad end. Mõlemad on väga ilusad. Vaata, Odin eematas Sindi ka ära, kas näed? Aga ta teeb midagi. Ta ajab kõik eemale, kohe kui läheneb. Samamoodi ajab ta koerad minust mööda ja mindki eemale. Mitte ainult koerad, vaid me kõik põgeneme Gökhan. Gökhan põgeneb sealt, mina siit. Lisaks, kui ma Carlosi juurde läksin ja maadlesin, siis sa naersid minu üle. Poiss, see ründab teda, aga kui ta oleks mind seal hammustanud. Oo, mis juhtus? Mis juhtus? Ära karju. Ära karju. Ole rahulik. Ole rahulik. Ära karju. Ära essita, ära essita. Ole tark. Ära vajuta gaasi. Nüüd teeme nii. Odin, tule siia. Odin, tule siia. Üks hetk, Alex. Nüüd me läheme siit ära, Gökhan, ta saad aru. Jätame nad nüüd omavahele. Läheme natuke eemale. Vaatame, mida nad teevad, kui meid pole. Praegu ei tohi nad meist kuidagi mõjutatud olla. Tead, millised nad praegu on? Praegu valasime bensiin maha. Vaatame, et keegi viskaks sädet. Praegu on olukord selline. Seetõttu on see säde asi bensiinist meie jaoks veidi kaugel. Kurat, see võtab aru peast. Ausõna, see võtab aru peast. Peetu! Üks hetk. Kuule, ma ei karda, et ta mind hammustab, vaid et nad lähevad teineteisele kallale. Ma kardan, et ta hammustab mind kogemata. Said aru? Peetu! Odin, ei, oota! Peetu, poiss! Peatu, aga asitse, sina ka tüdruk. Võta sina telefon ja filmi, vend. Võta sina ja filmi. Näita mulle. Kui sa ei saa, siis hüppa ukse kohalt üle, Gökhan. Hüppa sina kuskilt üle. Hoia eemale, vend. Vaata neid, kuidas nad kõrvuti välja näevad. Mashallah, 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 mashallah. Jumal, hoia neid kurja silma eest. Gökhan, nüüd tule rahulikult alla. Gökhan, sa ütlesid mulle, aga sul vajusid hirmus silmad auku. Kiiresti, ruttu. Kas sa ajasid mind endaga segamini? Vaata neid liigutusi. Kas sa ajasid mind endaga segamini? Välja tuli ja hakkas kohe näitlema, no mis mees sa oled? Kas ma tulin välja? Kas ma avasin ühe korraga ja tulid välja? Sinu sarnast ei ole olemas. Ma ei tee nii. Gökhan. Hirmus peaaegu. Mees, kes sulle selle asja õpetas, Ma õppisin selle ise ära natukene siit-sealt. Võta see nüüd, kuule.
kuule poiss, koera eest hoolitsemine ei ole sama, mis kuke eest hoolitsemine, Kökan. kui ma oleksin sinult õppinud, vend, siis ma kardaksin ja pelgaksin ka nagu sina. Sõbrad, see Kökan hakkas juba norima. Ausõna, kui ma talle nüüd ühe vingerpussi teen, siis ta ei unusta seda elu lõpuni. Vaata, Ramas juba tahab seda, Kökan. Natuke veel, ole mõistlik. Over! Täna! Täna näeb ta vist jälle und, tahab vist jälle provotseerida. Kökan, ma nüüd peksan sind selle asjaga, vaata ette. Ära ole üleannetu. Ära lase end koertel kaasa haarata, ole tark. Täna mõtlesime, et laseme Aleksil ja Odinil veidi teineteisega harjuda. Tänu jumalale läks edukalt. Midagi ei tohi liiga palju sundida. Kui midagi liiga pikalt venitad, läheb asi käest ära, ütleme nii. Seetõttu jätame kõik parajal hetkel sinna paika. Nüüd nad jäävad siia veel natukeseks. Umbes pool tundi kuni tund hoiame neil silma peal, et neid paaritada. Loodetavasti annab jumal meile head tulemust ja saame mõlemalt pojad. Praegu on arengud väga head. Ma olen uudishimulik, kes kommentaarides õigesti arvas. Kas sa arvad, et keegi ütles, et nad saavad läbi? Ei ole olnud. Minu arvates ka, kas pole nii, et 95% inimestest on öelnud, et nad ei saa läbi? Me ütlesime, et läbi mittesaamise võimalus on 0%. Läbi mittesaamise võimalus. See vale ei ole hea asi. Kui juba valetada, siis raha eest. Ma ei valeta. Vale. Mulle üldse ei meeldi. Kui juba valetada, siis raha eest. See Kökan võtaks ikka laenu ja ütleks seda jälle, sõbrad. Ma armastan teid väga. Ärge unustage videot meeldivaks märkida ja kanalile tellida. Hoolitsege enda eest hästi. Nägemist. Olge terved, mu sõbrad.